Täna on meil siis Q&A ehk siis teie küsimused ja meie vastused. Te tegite päris hea töö paari tunniga, meil tuli kuskil peaaegu 200 küsimust ja siis me valime parimad välja ja vastame neile. Ja nii lihtne see ongi, selleks meil ongi siin need nutiseadmed ja läheb otsimiseks. Kui näkkab mõni hea küsimus, siis tuleb vastus. Küsime selle põhilise ära, mida kõik küsisid, et kuidas tuli nimi Gert Repp? Kuidas tuli nimi Gert Repp? See on siuke pikk jutt ja... Let me tell you a story. See on siuke pikk jutt, aga ma räägin lühidalt ära. Ma olin väike poiss, ma olin külas ja siis seal oli siuke Gert Repp teises korruses Tessasse ja siis ma tahtsin sealt alla minna rahulikult, aga ma astusin mööda ja siis ma kukkusin kukerpalliga Gert Reppist alla, ma sain peapõrutuse ja siis ma nägin ilmutusi, et ma peaks tegema oma YouTube-kanali nimega Gert Repp. Martin Vaik küsis meilt, et mis on meie unistuste auto? Ja meie unistuste auto on Ford Windstar, see on meil juba olemas, 7-kohaline Ameerikas Suksu 3.0 mootor, läbi sõita alla veerand miljoni, nii et 5 aastat veel selle musiga edasi mööda Eestit ja 5? Ka Eurotripil. 10? 15 vähemalt. 50. Ühesõnaga, Suksu hetkel veel töötab ja see ongi meie unistuste auto. Kui midagi vaja, siis ostame lihtsalt selle elamu sinna taha kaasa haagisega ja läheb minna. Bronek Jaani näiteks küsib, et kas me hakkame kevadel uuesti streedi videos tegema? Sellest pole kahtlustki. Jah. Train insane. Talis Viirpalu küsib, parim kogemus, mida sellest aastast õppinud olete? Kogu see aasta oli üks suur kogemus meie jaoks. Aga raske öelda, mis see kõige... Suvel oli Artost üks kõige parem aeg. Suvel ja need ringsõidud mööda Eestit ja need üritused, kus nägi nii palju rahvast. Ja... Õppisime targemini pidutsema. Mina küll ei õppinud. Romet 363 küsib, palju subscribereid tahaksite tulevikus saada? Kõik tahame saada. Kõik, rohkem kui PewDiePie. Dream big. Ansip küsib, millal plaanid teha Double Backer esile? Ma arvan, et see küsimus on suunatud mulle. Double Backer esile või? Äkki juba järgmise aasta alguses. Foami on siuke enam-vähem juba, nii et munad pihku ja läheb minna. Jolos 99 küsib, et kui vana on Parman, see on siis ma arvan mulle suunatud ja ma olen siis 13, 14, tegelikult 21. Praegu veel olen 21, varsti olen juba 21. Markus Gustavson küsib, kas järgmine suvi on mingi Eesti trip ka, nii et sõidate läbi Eesti linnad? Jah, järgmine suvi me sõidame nii Eestis kui ka Euroopas, lähme Amsterdami ja Hispaaniasse. Mis te naerate? Amsterdami on täitsa tavaline koht. No, Mark Pro 500 küsib, kestis kõige tugevam? No ikka mina. Mumm kindlasti kõige tugevam. Mina. Legend räägib, et Mumm on ükskord nii kõva peerutel endas avakosmosesse. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga legendid räägivad. Reno Lilak küsib, kas YouTube rahadest elab ära? Nagu te näete, me oleme juba palkmajas, nii et asi on arenenud, nii et vastasime küsimusele lihtsalt selle videoga. Aivar küsib, kuidas läheb? Hästi. Asul. Andri Prii. Kumba eelistad rohkem, kas jõusaali või tänavasporti ja põhjenda miks? No aga mulle meeldib ikkagi rohkem tänavatrenn. Ehk siis vabas õhus, ilma rahata, tee mis tahad, millal tahad ja jõusaalis sa pead maksma ja seal on alati mingi higihais ja ei meeldi väga. Egert Messek, kaua YouTube'iga tegelenud oled? Kas oled plaaninud midagi suuremat ka kollada, näiteks minna välismaale roadtripile? Jah, nagu me eelnevalt juba mainisime, kindlasti tahan minna Eurotripile ja kõike muud, aga kaua oleme tegelenud YouTube'iga? See kanal on vist 6-7 aastat vana ja nii ongi. Meil on isegi üks päris mõistlik küsimus, et Kirke Sõld et küsib, et kas teie praegune siht ja suund on just see, mida te otsite või tahate pürgida veidi teistele radadele? Mina omalt poolt võiks öelda, et me tahame kõike teha, proovida kõike. Ja rada on õige. Kõik teeme ära. Kõik teeme ära, mida vaja. Haljastust, wakeboard, snowboard, lumelaud, rula, tõuks, siseviimlistus, väliviimlistus, lõppviimlistus, laepanek, põrandapanek, kõik lihtsalt kõned. Hardo Kääni küsib, kuidas hakkasime suhtlema Roomet Säälikuga? Eks ikka läbi tõukeratta. Aga kuidas täpsemalt? Ma arvan, et ma ei mäletagi, kus ma nägin teda kuskil pargis ja vaatasin, et päris hull vend ja siis ütlesin, et jou, koos teed seda. Steven Selberg küsib, et miks Reigo nii vähestes videotes? Ma ei tea, küsige Reigolt, miks ta on nii vähestes videotes on. Anname selle küsimuse Reigole edasi. Riko Tugim küsib, kas pruuti on? Kõigil on pruudid meil siin. Tegelikult me oleme kõik. Ei, meil on kõigil Raffi. Kui te teate, kes Raffi on, siis shout out to Raffi. Osk.Ari küsib, et
Millo aloitte teil toimenen? Jaa, moi. Marianne Nisberg küsib, et kellel kõige rohkem naisi on teie pundist? Mummi. Erik Mumm. Täielik hull hustler. Täielik panovend lihtsalt. Iga kord tuleb meie juurde jälle 2 naist mõlemad käevangus. No. Erik Metsoja küsis, kuidas meeldis Viljandi sisekas? Kuule, sisekas oli päris hea, aga vähe ruumi oli. Aga sellega poolest sõita saab ja parem kui mitte midagi. Pole loetav küsis viin versus rumm. Mina ütleks, ei kumbki midagi veel paremat on olemas siin maailmas. Vesi. Jooge vett hoppis, jah. Markus Kajak küsib Krossi motokas või võistluskohad. Krossiks pigem. Krossikas, kindlasti. Sanche, offroad. Sanchez. Heso Jan. Vaat, mis GTA-s oli selle koodi nimi? Offroad. Offroad ongi ju, jah. Nathan Pikkel küsib, kumb oli parem, Ilgari backflips või Martini backflips? Rääkige tehnikast. Ma ütlen nüüd ausa loo. Mumsi backflips. Martin Lapins tuli spotti ja õppis poole tunniga backflipi ära. Ja siis meil on Ilgar, kes kogus ennast 2 aastat, et üldse teha. Nii et ikkagi Martins. Mul 2 aastat elanudki, mida sa ajad? Aga tehnika poolest on vist ikka Ilgaril parem või? Lapinsi tehnika on suht näoli maha ja Siret 0910 küsib lemmiklõ. Higi. Higi või peer, vali. Richard.Gerd, mis oli teie esimene trikk? Ma arvan, et ikka sealt august välja ronimine, kus ma sündis. See oli suht bänger trikk. Tõmbasin backflipsi sealt ka ära. Ma tulin pea ees. Richard.Gerd küsib veel, et kui vanad tahaksite tõukaratastega sõitma? No ikka päris ammu. Aasta oli siis 2010, ma arvan. Siis kui tõukse veel poes ei müüdud niisama. Varem ei olnud. Isegi varem võib-olla 2009. Miina Vister küsib lemmiku juurvilja kohta. Porgand. Parks vist, jah? Rahvile ju meeldib. Rahvile ka meeldib. Lemmik juurvilja on pitsa ka, USA järgi. Ja pitsa on eriti. Simona Jesin küsib, et kes on lemmik YouTuber? Gert Repp. Pole kahtluski. Karolin Eismann küsib tõuks versus BMX. Ma ütlen nüüd ausalt, et rula. Rulluisk on kõige parem, mis sa räägid. Talv versus sügis. Ma enne oleks öelnud sügis, aga nüüd kui ma olen lauda sõitnud, siis ma ütlen talv, kui muidugi lund on. Jarmo Tahe küsib, kas sulle maitseb biskviit? Ei tea. Võimalik. Kui hea biskviit on, siis ikka maitseb. Melanie Oiso küsib, kui sa saaksid 1 päevaks olla keegi kuulus inimene, siis kes sa oleks? Pamela Anderson. Parmanovitš. Pamela Anderson, Ma oleks see, kes kosmosesse pornot tahtis minna teha, kes see oli? Johnny. I want to be Johnny. Kevin Haavoja küsib, kuidas magnetid töötavad võlujõul. Puhas maagia. Magnet. Minul on näiteks põhjapoolus, siin on lõunapoolus ja siis käib. Selfie kun XT küsis, et miks te hakkasite tööle Spot of Tallinnas? No eks sellepärast, et kruuvi pandi kinni. Keiu Kruuse küsib, mis on elu mõte? Fuck bitches, get money. And get shirts from Keiu. Get subscribe. Gregor Raunmann küsib, kus näeksid ennast 5 aasta pärast? Spot of Tallinna treenerina. Kruuvikeskuse juhataja. Ja tegelikult 5 aasta pärast meil on oma skatepark, nii et ärge üldse muretsege. Bennu Boys tahab, et ma annaks talle shoutout ehk siis mingi subscribe'i. Kennet Laats küsib, kuidas kanep meeldib. Pole teinud. Ei, see on illegaalne mees. Say no to drugs. Drugs are bad, okay. Mine joo ennast parem kuradi kabjaks. Riko Suigusaar küsib, kas plaanite YouTube'i lõpetada? Ei, miks? Täiesti segane küsimus, me pigem... Miks sa sükst asja küsid? Miks sa küsid niimoodi sükst küsimuse? Jarmo Tahe küsib, mis kaamerat kasutad ja kus editid? Kaamerat kasutan Canon Rebel D3i ja kus editin? Ikka kodus. Mun kasutab Keha4 edit. Ja Sony. Oh! Jaa, ta küsib, kas Kolumbiast kartulit saab või? Ma ei tea, küsib Pablo käest. Pablo toob sulle kartuleid, lennukiga viskab alla. Ikka saab. Pablo, kus kartulid on? Tšunas küsib, mis te arvate Tallinnast? Siuke hustlerite linna, rahad liiguvad siin, aga tegelikult väga ei meeldi. Mulle meeldib ikka see maaelu, kus on rahulik ja mõnus. Maakas. Hillbilly. Lohu 56 küsib, kes on Eesti paim tõuksisõitja? Eesti paim tõuksisõitja on Roomet Sälik. Swag Jumal küsib, et how many wood can a woodchuck chuck if a woodchuck could ever give a fuck?
Avutšak, vutšak, vutšak, vuudib, avutšak, faka, vukatšak, pakk. 10, ma arvan. Raiko ütleb Schlangemann. Eine Schlangemann. Kristjan küsib, kui pro oled. Kõige pro. Robin Oja küsib, kas oled rahul oma praeguse eluga? Miks? Jah, miks mitte? Okei. Su ema 1906 küsib, kes BFF? Best fart forever. Minu peer. Anette Jõgisalu küsib, kes on su lemmiksõitja? Erki Nool. Maris 2002 küsib, kas oled teinud midagi erakordselt hulljulgelt, kui jah, siis mida? No, ma arvan, et see Suve Keiner 11 meetrit oli päris äge. Armin Raudsepp, kas on plaan ka Türi skateparki tulla? Jah, varem või hiljem. Pigem on. Pigem on tegelikult, me tahaks kõik skatepargid läbi käia, nii sise kui väli. Nii et andke meile ainult aega ja raha ja me tuleme. Go-parkour küsib, et mis te edasi plaanite teha eluga? Ikka all the way up, noh. I'm all the way up. Aga ikka oma asja edasi ajada ja vaatame kaugele jõuame sellega. Koos teie abiga kindlasti väga kaugele. Mihkel Otsa küsib, mis olid teie esimesed tõuksid? Minu esimene tõuks oli Stiletto. See on siuke veneaegne tõuks, millest te pole ilmselt kuulnudki, sest see on nii vana koolvärk. Rupp V2 ikkagi. Razor Ultra Pro. Mul oli lihtsalt Razor Pro. Tannu olen küsib, millal tuleb Lapinsi flip? Siis kui 5000 laiki täis saab, nagu oli kokkulepe. Robsa 9 küsib, kui sa läheksid vetsu ja vaataksid peeglisse ja näeksid, et oleksid kiilakas, siis mis sa teeksid? Ma olen suht kiilakas juba, ju. Ei ole? Ma ei tea, ostaks paruka või oleks kiilakas ja hitman. Keert trepi juuksurisse, seal pannakse sul juuksed kasvama. Gregor Raumann küsib, mida jõuluvanalt soovid? Armastust. Maailma rahu. Mis ma jõuluvanalt tahan, et tõpkiste kõik kirjutama lihtsalt, noh. Kaua ma loen seal otatasid ja mingid asju. Biskviit GT küsib, et kas teeksite rohkem lahedive challenge'eid? No, challenge on siis väljakutse, ehk siis te peate ise meile väljakutseid esitama, ega need niisama ei tule ju. Pange siia video alla, mida tahate järgmiseks näha. Riko Suigusaar küsib, mis meie lemmik söök ja jook on? Eks ikka Pelmeeni mahl on kõige parem pelmeeni kõrval. Ja jooki saabki, sest näiteks keedad pelmeenid läbi ja paned selle keedu veetassi sisse ja lörbid seda seal. Mark Pro 500 küsib, mis hinded meil koolis olid? 5. Kõik olid 5. Ja sellega saigi meie Q&A läbi. Ma loodan, et te saite natuke targemaks meie kohta, me ise saame küll kindlasti targemaks. Kui teil on veel küsimusi, mis jäi vastamata, siis pange need siia alla, me vastame vaikselt. Ja väga meeldiv oli siukest teistsugust videot teha vahelduseks. Ja pange like ja subscribe ja komment ja kõike muud. Ja olge mõnusad. Thumbs up, guys! See you next time!